No nii, minu pop-up stuudios keset koridori on järgmine külaline võtnud istet. Tervist! Tervist! Andras Melts, muusik, meelelahutaja, ühtlasi tuntud ka kui Raivo Heina vaene sõber. Absoluutselt. Kuidas läheb investeerimisega? Investeerimisega läheb väga hästi. Kõige olulisem on investeerida iseendasse. Kõige olulisem iseendasse, vaadata, kus on Merkuur, kus on Kuu, vaadata neid faase, aga kõige olulisem, Robin, on iseendasse vaadata. Ma pean endaga tööd tegema ja ma saan aru, aga küsimus oli sinu investeerimise kohta. Ja tahad räägime aktsiatest? Räägime. Kõige olulisem on enda aktsiatesse investeerida, et sa mõtled enda peale, kus sa tahad olla järgmise 10 aasta jooksul. On see Rentslis, on see enda kodus, on see kellegi teise kodus, Vargana, ei tea, aga sa pead iseendasse investeerima, see on kõige olulisem. No kui sa oma portfellile keskendud lisaks minu arengule, siis mis need numbrid seal on? Kas sa nagu mängid väikeste poiste liigas praegu ja õpid heas mõttes või juba oled teinud ka sellised riskantsemaid, ütleme, et päris suure investeeringuid ja mõni kuu tõmmanud kõhu kõrvalt ka näiteks kokku? Kõigepealt, Robin, ma tahan öelda suur aitäh selle küsimusest. Numbritest rääkides portfellis mul on näiteks 7, on ka number 2, on ka 9. 9 on hea number. Jaa, 9 on väga hea number. Pikkuse number pidi olema. Ja kui 9 keerata tagurpidi, siis on see 6. Ja kui nad on koos 6 ja 9, siis see on? Siis on vist 6-7, eks ole, nagu... 6-7, jah. Just, eks ole. Ma olen ikkagi väikeste poiste liigas, olgem ausad. Et tegelikult nii Raivoni kui teisteni on veel väga pikk tee minna, aga kõige olulisem on ikkagi endasse investeerida sellel teekonnal. No ma ei tea, võib-olla ma esitan siin vale infot, aga minu teada Raivo Hein ikkagi sai kuulsaks ja rikkaks ettevõtlusega. Et investeerinud on ta ka, aga rikkus oli tal juba enne olemas vist. Kõige olulisem on ikkagi mõelda, kui sa oled ettevõtja, oled muusik, oled numbrite mees, naine, sa pead mõtlema ise enda arengu peale. Et Raivo on mõelnud enda arengu peale pikalt. On jah? Absoluutselt. Mina mõtlen enda arengu peale. Robin, kas sina mõtled enda arengu peale? Ma hakkama mõtlema, jah. Jah. Et oluline on ikkagi vaadata endasse. Millal viimati tegid sisekaemust? Mul on nii palju lapsi, ma ei jõua tegelen endaga. Arusaadav. Aitäh sulle, et oled panustanud meie riigi arengus. Tehaks, jah. Tulevased maksumaksed. Absoluutselt. Eks näis muidugi kasvatusest vaata, võib-olla ei maksa ka kunagi. Jah. No, muusika koha pealt natukene ka. Sam siin kekkas, et tal tuleb päris palju appi autoritasudest, et sinu siis peaaegu värske diil plaadifirmaga. Mis plaane toob? Ma ütlen ausalt. Far Music'uga on ju? Jaa, Far Music'uga. Sel aastal on väga palju plaane. On päriselt. Ja mina olen selles mõttes, kui korra tõsiselt rääkida, siis mina ei vaata ennast kui tegelikult muusikut, eriti kui me Samiga võrdleme ja milleks üldse võrrelda. Mina olen ikkagi nii palju kaugemal juba elus jõudnud, Sam veel proovib natukene. Aga minu tugevus on rohkem seal see sõnaline pool, ma ise tunnen. Ja selles vallas on aasta teises pooles oodata uudiseid. Praegu ei hakka siin spoilima. Okay. Millalgi šamaaniks pole mõelnud hakata? Jah, šamaanide kultuur on tegelikult ju väga huvitav. Ulatub ta ju kaugele tegelikult ka just Tiibetisse. Oled ise muidu mägedes ka käinud, Robin? Munamäel, jaa. Munamäe šamaaniga mina olen veel kohtunud, aga šamaani, ütleme, teekond kui selline on ikkagi rohkem endasse vaatamine. Me jõuame tagasi selleni, et ikkagi endasse tuleb rohkem vaadata. Kui kallid vaatajad ja kuulajad, kes siiamaani on jõudnud, ma saan aru, see tegelikult eetrisse ei jõua see video, see on okei, aga vaadata... Seda ei näe keegi, räägi veel. Jaa, see ongi rohkem sulle, Robin, et vaata ikkagi ise endasse, kui see on šamaan, kes sind aitab, see on okei, kui see on Kristjan Liivamägi, see on okei, on see keegi kolmas, lihtsalt tuleb leida see enda kese. Mul on kodus üks kotka sulg. See on küsimus. See oli fakt. Mul on sulle paar küsimust tegelikult veel. Ja sa ei saa väga palju siin keerutada. Palju on talu või hind Eesti poes? No siuke keskimäine. Talu, kusjuures mul on külmkapis praegu seda täpselt. On, jah? See on, ma arvan, äkki, las ma mõtlen, ta võis olla äkki mingi 2 kopikatega midagi. 2.30 äkki või? Mees on reaalsuses, ei ole väga kaugele tavainimese elust triivinud. 2.50, midagi sellist, jah? 2.50, jah. Mõnikord on soodukas sellel. Jah, mõnikord saab täitsa 60% alla. Või ei lähe pahaks ju tegelikult, ma ei tea, võib-olla läheb ka. Hapukoor, palju? Hapukoort mina ei saa üldse tegelikult, aga hapukoor, ma arvan, et see võib olla mingi 2.50 ma pakuks. Tead isegi natuke pakud üle. 1.98 ütleb Prismas. 1.98, okei. Üsna lähedal, jah. Kui palju sa üldse ise vaatad hindu, kui sa poes käid?
Tavaliselt käin poes kinnisilmi. Ongi nii, jah? Ja mul on eraldi Lõhna järgi? Mul on eraldi juhtkoer, kes mind läbi Selveri või Rimi või Prisma siis juhatab, ja siis pärast tal on see kiipkaart on ka küljest. Okay. Koer maksab. Aga kuidas sa maksad? Koer maksab, jah? Koer maksab, ja viipab. Ja ega see ei oskagi muud midagi lisada. Aitäh, Andres Melts, soovin edu muusikalistel ja investeerimisrännakutel. Tahan öelda lihtsalt suur aitäh, kallis Eesti rahvas, aitäh Robinile. Sel raskel ajal, mil me täna siin Eestit hoiame tugevana, soovin kõigile jätkuvat jõudu, kaitsetahet kindlasti, ka tahet olla parem ja kõige olulisem, ma ütleks, mõelge, mida soovite 5, 10, 15 aasta pärast, investeerige iseendasse. Aitäh teile!